Esimene ettekanne, mis on kliima? Päike paistab. Kas päike on kuidagi kliimaga seotud? Jah. Kas päike on kuidagi oluline? Jah. Vaatame siis edasi. Ma räägin kõigepealt geofüüsika komiteest, mis on tõepoolest Eesti esindus sellises rahvusvahelises organisatsioonis nagu geodeesia ja geofüüsika unioon. Ja see on väga vana organisatsioon juba, koosneb paljudest allorganisatsioonidest, 8 neist. Ja Eesti geofüüsika komitee on tegelikult loodud 1991. aastal, nii et ka see on suhteliselt vana organisatsioon. Enne seda esindas meid Nõukogude Liit selles rahvusvahelises organisatsioonis. Ja meil tegelikult on siis olemas nendes erinevates alamorganisatsioonides, mis tegelevad siis kliimasüsteemi erinevate komponentidega, ehk siis õhu, vee, kahel erineval moel on siin ookeanide esindus ja on eraldi hüdroloogia esindus. Ja see tähendab seda, et meil on, ma tõin siia ka juurde, kahjuks mõned nimed on kuidagi kokku jooksnud siin, aga et meil tõepoolest on nendes 6 parempoolses organisatsioonis on ka Eesti esindajad. Kahjuks ei ole me suutnud leida Eestist kedagi, kes tegeleks enam geomagnetismi ja aeronoomiaga, see tähendab siis ülemiste atmosfäärikihtide füüsikaga ja samuti krüosfääri ehk siis jääsfääri füüsikaga. Aga nende alamorganisatsioonide esindajad siis täna ka saavad sõna kõnelemaks siis erinevatest kliimasüsteemi komponentide teadusest erinevate kliimasüsteemi komponentide sees. Nii et päris ettekanne ka. Et siin eelpool räägiti juba definitsioonidest ja et seda päeva nagu raamistada, siis ma tõepoolest panin selle siukse lihtsa küsimuse, et mis on kliima. Ja ma tahaks seda defineerida 2 erineval moel. Üsna tavaline on, et me räägime kliimast selles võtmes, et mis on lihtsalt globaalne keskmine temperatuur. Ja kui me vaatame seda Kopernikuse programmi väga kaunist joonist globaalse maapinna lähedase temperatuuri kohta, siis nagu eelnevalt Jaarek juba rääkis, et 2 viimast aastat on olnud äärmiselt soojad, siis tõepoolest sellelt jooniselt paistab välja, et 2024 ja 2023 on nagu täiesti erinevast maailmast, eks ju. Et need ülejäänud aastad globaalses mõttes on olnud oluliselt jahedamad. Et meil tekib kindlasti see küsimus, et aga miks see nii on ja kas me oskame seda seletada ja põhjendada ja kas meil on tegelikult andmeid, et seda teha. Ja kõige olulisem loomulikult on, et kas meil on olemas inimesed, kes suudavad nendest probleemidest aru saada ja nende probleemide vahendamise kaudu Eesti elu edasi viia. Mitte ainult globaalses mõttes. Nii et IPCC, mis on teadupärast rahvusvaheline kliimamuutuste valitsustevaheline kliimamuutuste paneel, defineerib kliimat 2 mõttes. Ja kui me tahame rääkida kliimast füüsikalises mõttes, siis me peame rääkima kliimast sellest esimeses laiemas mõttes. Ma tõin need definitsioonid nüüd välja, kitsamas mõttes ja laiemas mõttes. Ja laiemas mõttes on see tõepoolest globaalse kliimasüsteemi olekute kogum pikema aja jooksul. Me võime küsida, kui pikk see aeg on, see pikem aeg ja see algab aastakümnetest, lõpetab tegelikult miljonite aastatega, eks ju. Aga nii kaua, kuni maakera olemas on. Ja väga oluline on meil defineerida ka see, et mis see kliimasüsteem on. Ja see koosneb siis 5 sfäärist.
Ma ei hakka neid ette lugema, te loete seda ise sealt palju kiiremini, aga te näete, et see sama geofüüsika komitee ja see rahvusvaheline teadusorganisatsioon, millest ta Eestit esindab, tegelikult tegelebki kõigi nende sfääride füüsikaga. Et see on see põhjus, miks tegelikult meie ehk siis geofüüsika komitee tahtsime siin selles saalis rääkida kliimamuutusest, sest me tegeleme tegelikult globaalse kliimasüsteemi olekute kogumiga või nende protsessidega, mis seal toimuvad. Nüüd kliima kitsamas mõttes, ma ei hakka seda tutvustama, see on see, mida teile koolis räägitakse või koolis on räägitud. See on väga tore definitsioon, sellel on ainult üks puudus. Ja see üks puudus on see, et sel puhul ei saa me tegelikult seda süsteemi otseselt füüsikaliselt uurida, sellepärast et globaalne kliimasüsteem on meil tegelikult sidussüsteem, sinna mahub kõik sisse, seal toimuvad liikumised, energiavahetused, sealt tuleb väljastpoolt energia sisse ja läheb väljastpoolt energia ja see on siis põhjus, miks tegelikult, kui me tahame vaadata füüsikaliselt kliima tulevikku või tahame ennustada kliima tulevikku, siis seda ei saa teha tänapäeva teaduslikult lihtsalt mõõtes temperatuuri või niiskust või ükskõik mis asja ühes kohas. Nii et siin on veel kord need komponendid välja toodud ja tõepoolest on hästi oluline see, et need komponendid on tegelikult omavahel kõik väga tihedas vastasmõjus. Mis on nüüd nende vastasmõjude puhul ka oluline, et kui me küsime, et aga miks siis kliima muutub? Ja väga lihtne vastus on, et kliima muutub sellepärast, et teda kujundavad tegurid muutuvad. Me saame neid tegureid siin välja tuua kahesuguseid, ühed on siis välised ja teised on seesmised tegurid. Ja kõige olulisem väline tegur on loomulikult päikese kiirgus. See, missugune temperatuur meil maakeral välja kujuneb, on otseselt tingitud sellest, eks ju, kas atmosfääri ülapiiril või me vaatame aluspinnal on kaks energiavoogu või kiirgusvoogu omavahel tasakaalus. Kui nad on tasakaalus, siis temperatuur ei muutu. Kui üks neist on suurem kui teine, eks ju, sõltuvalt kumb on siis, eks ju, praeguse hetkel on meil tegelikult neelduv päikesekiirgus suurem voog kui lahkuv soojuskiirgus, see tähendab, süsteem soojeneb. Selles skaalas on see kõik väga lihtne. Aga loomulikult me teame, et need välised tegurid, see sama päikese kiirgusvõimsus, eks ju, või siis see, kui aktiivne päike on, see muutub ajas. Muutuvad maa orbiidid, asendid ja kalded ja kõik need muud asjad, mida me teame, eks ju, seostatavad Milankovitši tsüklitega. Samuti on olemas veel välised geofüüsikalised tegurid, nagu maa mass ja gravitatsiooniväli ja nii edasi. Aga on olemas ka seesmised tegurid. Need jäävad siis kõigi nende 5 sfääri sisse, eks ju. Ja kui me nüüd räägime inimmõjust kliimale, siis me räägime atmosfääri ja ookeani koostise muutusest, ehk siis kasvuhoonegaaside ja aerosoolidega seotult. Ja teiselt poolt me räägime maismaa ja ookeani tegevkivi struktuuri muutustest, ehk tegelikult võib-olla see on isegi vähem tuntud fakt, et inimeste elu käigus, mis maa peal on olnud, on ikkagi maakasutuse muutused olnud nii suured, et need on samamoodi initseerinud kliimamuutusi. Siin on üks selline hästi väike või halvasti arusaadav joonis võib-olla. Interneti inimesed muidugi näevad hästi, teised mitte nii väga. See on selle allika pärast mul valitud. See on siis National Academy of Sciences. See on siis sisuliselt Ameerika Teaduste Akadeemia, mis siis 1975. aastal andis välja sellise raamatu või kogumiku või ütleme niimoodi raporti või programmi, mille nimi oli siis kliimamuutuste mõistmine
tegevuste programm. Ma ei nimetaks seda kindlasti meetmete programmiks, ehkki meil action sagedasti telgitakse meil eesti keelde, et mis on ka selline väärtermin mingis mõttes, telgitakse meetmeks. Ja kui me siit nüüd välja võtame, siis siin on horisontaalteljel on kogu ajaskaala. Paremal pool on lühemad ajaskaalad, eks ju, algab seal, skaala ise on aastates ja algab seal siis, eks ju, kümnendikaastastest ja viimane on siis 10/9 on miljonid aastad. Ja siia on välja toodud kõik need protsessid, mida me peaksime, kui me tahame kliimat uurida, mida me peaksime arvesse võtma. Nagu te näete, eks ju, see protsesside hulk on suur, see ajaskaala on väga pikk ja see punase ristkülikuga on siin välja eraldatud see kliimaperiood või uurimise periood, mis puhul me räägime tänapäevasest inimtekkelisest kliimamuutusest. Ehk see on suurusjärk, ajaline suurusjärk kuni 100 aastat. Et see on see teema, millega me tegelikult täna tegeleme. Et me ei hakka rääkima siin nendest väga pikkadest ajaskaaladest. Miks? See tuleb siit jooniselt ka väga selgelt välja ja see põhjus on selles, et need väga pikkade ajaskaalade, kas siis see sama kiirgus, see pöörlemistelje kalde muutused või muud orbitaalmuutused, nende ajaskaalad on nii pikad, et see muutlikkus mõnesaja aasta jooksul on nii tühine, et seda sisuliselt ei pea arvesse võtma. Ja põhjus on just nimelt selles, et kui me üldse tahame mingeid protsesse uurida, siis me kasutame mudeleid. Ja mudel tegelikult tähendab lihtsustust. Ja mudel tähendab seda, et me peame tähtsate asjadega tegelema, mitte kõigi asjadega, eks ju, et me eristame tähtsad asjad välja. Nii. Ma juba tõin välja, et 75. aastal, see tähendab siis, et sisuliselt 50 aastat tagasi Ameerika Teaduste Akadeemia võttis siis vastu sellise programmi, kuskil 2000. aastate alguses Ameerika Akadeemia ja paljud teised akadeemiad on andnud ka, kui see ei ole nüüd raport, aga see on teadaandmine, et nende teadmiste alusel see kliimamuutus, mis meil praegu toimub, on inimtekkeline. Nii et on Teaduste Akadeemiaid, kes on seda nentinud ja selle kohta dokumendi välja andnud. Kuna see on toimunud nii ammu, siis meie muidugi seda ei mäleta. Nii, aga mida ma tegelikult sellest dokumendist, on palju tekste välja toodud ja mis on hästi sellised triviaalsed ja lihtsad kindlasti, aga seal on toodud välja ka kliimauuringute programm. Sest meil täna üks küsimusi ilmselt ka pärast lõpupaneelis on see, et kas Eestis peaks olema oma kliimauuringute programm. Ja siin te nüüd näete 50 aasta tagust programmi Ameerikast. Loomulikult 50 aastaga on teadus läinud väga palju edasi ja suur osa sellest programmist tõepoolest on ellu viidud ja me oleme seal kuskil teel või globaalselt oleme teel. See on sisuliselt see alusdokument, millel põhineb kogu globaalne või rahvusvaheline kliimapoliitika. Ja muidugi on siin, me saame kokku tuua, eks, et loomulikult peab kliimat seirama, andmeid peab analüüsima, tuleb teha empiirilisi uuringuid nende alusel, et teada saada, eks, et mis toimus, eks, ja väga oluline on mõista seda, kuidas tegelikult süsteem ise üldse töötab. Nüüd, ma võtaks kokku veel 2 asja, eks ju, mis on siis tulevikukliimad ja numbrilised mudelid või mudelid üldisemalt, mis on siin samamoodi välja toodud, on ju, ja tõepoolest tulevikukliima ennustused baseeruvad tänapäeval väga tugevalt numbrilistel mudelitel, mis siis 75. aastal sisuliselt alles arenema hakkasid ja mida siis on 50 aastat arendatud. Et tõepoolest need simulatsioonide põhjal me saame siis tulevikukliima osas teadmisi ja kindlasti on väga olulised ka teoreetilised uuringud, ehk siis tegelikult see teadmine, mis sinna mudelisse sisse läheb, on ju see, et kui hästi me üldse seda süsteemist aru saame. See ei ole statistiline mudel, see on füüsikaline mudel.
tänapäeva lõikes me muidugi võime rääkida andmeteadusest, AI-st ja kõigest muust, aga katsume sellest hoiduda, sest see on täiesti eraldi teema. Ja mida ma siin veel tahaks väga välja tuua, et isegi selles 75. aasta programmis on sees kliimamõjud. Mida see tähendab inimkonnale? Ehk tegelikult kõik kliimauuringud on mingis mõttes sotsiaalteaduslikud uuringud. Sest kui me otsustame, et inimene mõjutab kliimat ja kliima mõjutab loomulikult erinevaid inimtegevusi, siis ütleme nüüd niimoodi, et mu arvates oli mul veel slaide, aga ei lähe edasi. Jah. Jumal tänatud, ikka läks järgmine slaid ka. Et oluline on tõepoolest see, et kõik need loodusjõud, mis maailma ilma ja kliima määravad, on ju meist tegelikult sõltumatud, aga parem arusaam sellest, mida loodus teha võib, aitab siiski inimestel ka paremini hakkama saada. Mis tähendab seda, et see teadus, mida me teeme kliimamuutustega või maa kliimaga seoses, see tegelikult on otseselt suunatud parema elu suunas, ütleks ma selle kohta. Et kes teavad Suomi satelliiti, eks ju, et see tol ajal oli Suomi, oli siis Werner Suomi oli tol ajal siis selle paneeli juht ja tegelikult see 75. aasta programmi koostajad on absoluutsed tänapäeval tuntud kliimauuringute gurud, kellel oli väga hea füüsikaline haridus. Et jah, ma arvan, et mul on üks slaid veel õigus. Reklaam ikka ka. Et tegelikult, kui me nüüd räägime, et me peame mõõtma ja mõtestama, et mõõtmistest üksi ei aita, siis tõepoolest see aasta saab 160 aastat Tartus püsivate katkematute ilmavaatluste tegemisest, eks ju, ja see tähendab seda, et sel aastal meil on siis rida sündmusi, mis on seostatud selle 160. juubeliga. Ma tahaks eraldi, et siin on meil väga palju erinevaid partnereid, meil täna on, eks ju, see teine sündmus ja ma tahaks välja tuua ka selle, et novembri lõpus, sest tegelikult need vaatlused algavad 2. detsembrist ja novembri lõpus, meil on tegelikult juba 2 korda varemgi see olnud, on siis kliimateaduste konverents, aga see toimub Tartus. Nii et kõik, kes on huvitatud, on oodatud. Aitäh! Nii, suur tänu Piiale ja meil on nüüd mõned minutid aega ka küsimusteks ja kõik, kes meiega on ühinenud interneti vahendusel, siis ka teil on olemas vastav keskkond, kus on võimalik küsimusi esitada, nii et ma hoian sellel ka silma peal, aga kõigepealt saalist kommentaare või küsimusi. Et seda esitust kuulates tekkis selline küsimus, et kuidas te hindate, et kui suur mõju sellele praegu viimase aasta või viimaste aastate nagu kliimatõusule, et kui suur mõju seal on nagu inimtekkel ja kui suur mõju on nagu muudel protsessidel, mida meie ei mõjuta? Mina teadlasena muidugi ei saa vastata sellele küsimusele, sest ma ei uuri seda teaduslikult. Ma loodan, et järgmine kõneleja natuke kõneleb sellest, et Velle Toll, kes eks ju, on järgmine kõneleja, räägib tõepoolest siis nagu ka sellest, et miks need 2 viimast aastat nii soojad on. Mulle tundus, et sul olid need slaidid, natuke oli sinna suunatud. Et muidu ma hakkan lihtsalt arvama. Jah. See tunde põhjal. Ja eks meil see probleem on, et minu käest küsitakse ka palju sotsiaalteaduslikke küsimusi, et kui ma seda siin kokku panin, siis ja nagu te näete, seal teises pooles on meil sotsiaalteadlased ja ka paneelis on pärast sotsiaalteadlased, et eks meil Eestis natuke kipub niimoodi olema, et valede inimeste käest küsitakse küsimusi, on ja. Et ehkki see muidugi on loomulikult loodusteaduslik küsimus. Ja. Ma ütlen ausalt,
see ilmselt on see mõju, ma arvan, et see üks, me võime rääkida hüpoteesidest. Üks hüpotees on näiteks see, et aerosoolset saastet on jäänud oluliselt vähemaks. Teine hüpotees, või see ei ole hüpotees, see on see, et El Niño lõunaossillatsioon, mis on suur energiavahetus atmosfääri ja ookeani vahel Vaikse ookeani piirkonnas, et nagu see üks aasta oli, eks ju, või 2 aastat oli nagu seda, et see annab alati globaalselt väga kõrged temperatuurid, sellepärast et see osa ookeanist ongi väga suur osa maakerast. Aga suur tänu, Piia, ja ma loodan, et võib-olla mõned küsimused äkki saavadki hilisemate ettekannete käigus vastuse.